hea kuulaja, kui sa soovid meid toetada, siis www.patreon.com/taskurooking. Saad hakata meie Patreoniks erinevate astmetega. Või kui sa soovid osta merchi, särke, mütsi, muusikat, CD-d, vinüülid, kassetid, siis www.tookodarekords.ee ja taskuröökingu kuulajatele on sooduskood taskurööking 20% alla ja täpselt nii ongi. Sa tead, mida tegema peab. Toetage meid, sest tegelikult meil on veits külm siin. Jah, külm on. Nüüd hakkas külm. taskurööking.ee No tervist, rahvas. Käima on läinud pühapäeva hommik, lõuna, õhtu ja te kuulate, vaatate muusikale pühendatud enamjaolt. Proovime. Saadet, endist muusikasaadet. Taskurööking. Endist nagu raadio stiilis muusikasaadet, et nagu muusika. Jah, muusikasaadet. Et nüüd nagu võib-olla nagu vestlust muusikast. Nüüd on nagu vestlussaade muusikast või spordist, et noh. Aga siuke nii palju on jäänud üldiselt. Täna ma küll ei kuule, aga et tausta muusikaks on ikkagi nagu hip-hop või nagu rap muusika meil. Nii palju on jäänud muusikasaateks. Ja täna on... Ma panen tööle siis tausta või? See on kinni, ma panin täna kinni just. Jah, et nagu see tänapäevane battle'id, et biiti taga pole, et ainult luuletavad. Jah, nüüd on selles vormis meil see saade. Jah. Ma ei tea, oleks pidanud muusika jätma. Praegu sa panid mul nagu südametunnistusele, et kurat, et miks ma selle musa kinni panin, et see oli meie ting ennem. Aga vaikselt mängis taga. Aga võib-olla täna teemegi vaata üldse niimoodi, et proovi meeles pidada. Meil on siin täna väga tihe. Ma saan aru, et isegi vähe ikkagi tähtede poole. Täna me vaatame tähtede suunas, tõesti. Aga see musajutt, et teeme täna proovime niimoodi, et oleme esimene pool saatest, oleme vaikuses, las kipitab ja siis järsku tõmbame ise korraks vait ja laseme ainult muusikat. Nii minut või niimoodi muusika mälestuseks ja siis tõmbame taustaks ja hakkame edasi suhtlema. Keegi võiks võib-olla infot kanda, et kes kuulab nagu päriselt. Et kuidas selle musaga on, et kas rohkem musat nagu võiks mängida? Ei, ma mõtlen seda, et meil tavaliselt on ambiantsiks taga on väike beat mängib. Tavaliselt on olnud, aga ma täna panin selle kinni millegi pärast. Ise katsetada ja nii, aga kui keegi kuulab, et kuidas parem on, kas ilma väikse beatita taga või väike beat taga? Jah, täpselt. Jah. Et ühesõnaga muusikat ei tule, see on paigas. Ja selleks on teised saated. Ma ei tea, kas me võime teisele saatele ka reklaami teha või? Ikka võime, ma arvan, et sa võid produtsendilt küsida kaamera taga, aga ma arvan, et ta lubab. No siis ma peaks hakkama kõõrdi vaatama, kurat, kaamera suunas, aga tegelikult nagu sind, sest et ma ei suuda seda veel. Okei. Töökod FM on legendaarne raadios igal teisel reedel. Jah. Õhtul kell 5, kordus on esmaspäeval vist kell 5 või teisipäeval kell 5. Teisipäeviti kell 5 vist. Vaadake järgi. On teisipäeviti. Kindel, et teisipäeviti kell 5 Töökod FM saadet, kus me siis laseme head paremat, halvimat, tooremat, pehmemat, rõõmsamat, pilvist, selget, karvast, siledat. Või kui keegi, ma teen väikse teistsuguse reklaami ka. Või kui keegi tahab legendaarne raadiosse endale reklaamipinda läbi meie saate toetamise, siis see on täitsa võimalik. Seda on võimalik teha, see oli sul praegu väga õilise üleskutse. Väike see
transfer. Pitch nurk on see ka veel, et ikkagi tõusev raadio tuleb tuhast, nullist, hakkab ehitama. Ja meie oleme seal ka väikse siukse meeskonnana kaevetöödel abiks ja tõesti läbi meie saate soetada reklaami ja toetada. Jah, no näiteks see on võimalus, kui keegi arvab, et tal võiks sellest olla kasu endale, siis äkki me saame olla üksteisel kasulik. No praegu ju kõigil kuldsed ajad, et krõbisevat leiab. Jah, no mida rohkem krõbisevat sisse paned, seda rohkem ka tuleb vastu. Jah. See on selline... Et see on nagu tegelikult ikkagi... Oleneb, kuhu paned kah, jah. No näiteks hasartmängu sõltlastele, Phoenix. Et teile pidage vastu, see elu on karm. See võit tuleb näiteks, kui ja viimasel hetkel ennem kasiino ust ei taha raha ära põlema panna, siis saab teha toetuse näiteks legendaarne raadiole. Ja. Selle asemel, et sinna kasiinosse minna. Ei, meile. Ja meile muidugi. Jah. Jah. Ma võin eksida vahepeal, see oleks Mäki parandab. Meile enne. See on punasega üle ja meile, jah. Nii, tere, mina olen Jopska. Ja, Mäki, tere. Täna tähtsad teemad. Meil on nagu öeldud tähtede poole. Ja. See on mingi lõpuvärk või kuidas see on üldse? Kuidas sa seda mõelnud oled? Mina ei... Või on see selline vahelduv? Ta tuleks nagu... me saame tegelikult ju... Äkki ta on mingi vahelduv selline... Ärme teegi korraga, vaid suvalistesse kohtadesse paigutame... Teeme 2 või 3 või 1 või mingi... Kuna vist on 12 on neid... Siis tuleb jaotust teha, jah? Aga teeb esimesed 2 ära või praegu? Tee ära, tähtede poole. Ja see on siis palju nõutud. See on iga-aastane traditsioon tegelikult on ja. Aga see aasta oli, ma ütlen kohe ära, see aasta ma siis see seapõrn või see sea kuradi, mille pealt nad vaatavad sealt seda. Sul oli ju mägra või mis sul oli? Ma jõuan sinna. Vabandust. Need ei ole nagu usaldusväärsed, panevad ikka võssa. Ma käisin, studeerisin iidseid raamatuid, värke, käisin vaimses seisundis kurude juures nõu küsimas ja selle aasta ennustussid tulevad siis Mägra Jämesoole pealt. Aga kas hilinemisel on mingi tehniline probleem või? No sa ei leia ju Mäkra, kes tahaks tulla oma Jämesoolt sul näitama. Mul oli nagu läbirääkimised, aga nad vaatasid ise üle, saatsid seal mulle nagu väikseid siukseid ütleme keha väljaheiteid. Okay. Ja ma sain nagu pilguga mul rajakaamera seal ja leppisime kokku. Aga millest alustad? Kuidas see ring käib? Kas sul on mingi... Mul on tõesti tavaline ring on. Nii nagu... No niimoodi nagu ta käib. Nii nagu maalehe lõpus tehnoloogia peab olema sama, sellepärast, et ju need skeptikud hakkavad ju kohe see on mingi ma pean nagu mingit seda... Petukaup. Ja sain sealt iidsetest dokumentist ja turude käest, et tuleb Mägra selle pealt ja tuleb eks hilinemisega mul anti teada seda, et ega sellel jaanuari kuul sündin nii-öelda siis, et see on, ega seal midagi muud ei tulnudki kui see, mis tuli. Ühesõnaga täpselt seda ma olekski siit nagu tegelikult ju lugenud. Et aga oli erakordselt külm oli, seda oleks tore teada olnud ette natuke, aga ei leia Mäkra kohe. Oleks seda teadnud, oleks esimestele nagu novembris juba kurat ära teinud. Siis oleks oleks novembris juba elektripaketi ära fikseerinud. Ja, et see oleks tõesti hea info olnud, jah.
aga selle eest lähevad nüüd praegused ennustused liiguvad jaanuari lõpuni teil, kuna ma venitasin seal Jämesoolast välja järgmise aasta või nagu ülejärgmise aasta need, jah, juba järgmise aasta esimese otsa. Olgu. Nii, ja siis veevalaja siis. Et sellel aastal ma sain, kuna ei ole mingi suvaline sea põie pealt mingisugune juba teame tühi kargamine, siis ma sain ka kätte selle aasta siuksed tunnussõnad või nagu tunnussuunad, mis elus on olulised, mis hakkavad sellel aastal kuidagi nagu, ma ei hakanud ju vaest looma nagu piinama ja et nagu sealt nagu täpsemaks, aga et tuleb tähelepanek olla nende 2-3 sõnaga või mingi kategooriaga või mis iganes. Eks kuulete, jah. Veevalaja on esimene. Nii, veevalaja. Nii, tema siis seda, millele peab tähelepanu või kuidagi on seotud tema eluga ja osad ennustused lähevadki sellega muide kokku selle tunnussõnaga ka, mis tulevad nüüd ka. Okay. Veevalajal on siis meri, on ju, ja stalagmiidid. Veevalajast ärkab 26. aastal teadushuvi ja teda huvitab, et mida teised inimesed teevad. Mõni võtab seda kui teiste asjadesse nina toppimisega, aga veevalaja teab, et teda huvitabki inimese teadus ja et klatsimine on temale nagu välitöödel olek. Veevalaja on harjunud ju valama ja sügisel valab veevalaja seda, mida vaja. Kui vaja, siis valab betooni ja kui vaja, siis pisaraid. Talveks on kõik kinni jäetunud ja valada enam ei saa. Veevalajast saab jäälõhkuja. Nii, jäär siis on järgmine. Ja tema tunnus, need siis sõnad on ahi ja karvad. Jäära elus tuleb suur muutus. Nimelt 25. aasta läheb üle 26. aastaks. Jäär vunib see vastu ja ei usu, et see on juhtunud. Jauramine lõpeb 27. aastal, kui lõpuks kohale jõuab, et teistel oligi ikkagi õigus. Ja sellel aastal jäär ropendab palju, aga sellest pole hullu. Teised ropendavad ju veel rohkem. Armastuses on jääral hea aasta, sest aasta teisel poolel hakkavad hasartmängudes kogunema võlad. Ei vea mängus, veab armastuses. Detsembris saab jäär päranduse, mida vormistama asub. Selgub, et see oli kirjaviga ja jäär saab hoopis paranduse. Auto on katki. Praegu siis esimene 2 või? Okay. Et eelmised aastad on võib-olla olnud siuksed nagu stiilis jogapäeva ihihi aina ahaha. Nüüd on ikkagi tõsisemaks läinud. See on ikkagi päris kraam, eks ole. See ei ole mingi laste, mingi sulla-mulla. Mulle meeldis väga see kujund, et klatsimine on kui välitöödel olek. Jaa. Et see on päris hea. Uus kool. Okei, aga see... Vana kraami uus nägemus nii-öelda. Ma mõtlen just seda kujundlikku, kuidas sa tegid, see on hea. Ega siin ei ole mingi äiu koht, et just nimelt Maalehe mingi, et mingi tillu-lillu. Siin on ikkagi see karm. Kohati on karm, on see isegi. Okei, see... Kas me teeme meil tuli ühelt vennalt üle pikk kiri ja tahtis, et me saates ikkagi meil on vaja räägiksime sellest. Meil on vaja, see ei ole me omaette siin ei räägi, me ikkagi vajame teid. Aga ta ütles, et lõppu, et nagu närige seda teemat. Närida meeldib. Aga ma vist teen niimoodi, et ma loen selle ette
ja siis nagu tükeldame, et siis saaks nagu kogu pildi ja siis nagu hakkame närima. Tuld. Vaatame juhtme üle kõigepealt. Ja siis läheb. Ja. Nii, jäin mõtlema saadet kuulates hip-hop kui liikumine, kultuur, mis on see sõnum, mida täna räppides antakse välja? Kas hip-hop skeene peaks seisma mingi ühise asja eest, et luua muutust, olles hääletoruks sotsiaalsetele teemadele, näiteks, mida hip-hop on alati kandnud? Tahaks teada, kas skeenel on ühisosa, mis kõiki puudutaks ja millele saaks võib-olla loominguga rohkem tähelepanu tuua? Integratsioon, noorte teemad, peaasjad, liikumine ja nii edasi. Äkki me saaks luua koos muutusi, rohkem workshoppe, kultuuri tutvustamist, graffi, street dance, DJ ja nii edasi. Räppi MTÜ'd on vaja. Ja hakata tegelema, küsida toetust noorte musikaalseks suunamiseks. Näiteks ma ise õpin kogemusnõustajaks ja tahaks anda tagasi neile noortele, kes veel pole läinud kinni, aga on lähedal. Ma tahaks neid vendi tuua läbi kirjutamise, räppimise ja töö tagasi ühiskonda. See on teraapiline shit või siht, see on teraapiline shit vist ikka. Ja ma näen, et hip-hopiga saaks väga palju luua muutuseid. Kas te võiksite seda teemat veits närida? Teemat närida veidi saates. No nii. Kurat, väga kõva teema. Ja ma peaaegu mäletan ka algust. No siis ma mõtlesingi, et nüüd peaks nagu võib-olla teda nagu tükeldama või nii. Jep. Oota korra. Noh, mul hakkas külm, kurat. Keegi helistab või? Ma tõmban oma jope tekiks peale. Okei. Anna minna. Kindel, et sa ära surema ei hakka või? No ma usun, et see oleks Eesti esimene otse-eetri surm. Peaaegu kas see on põhjas? No meil Radikas jumal põhjas ju. No mul järsku nagu hakkas, noh. Ma mõtlesin, et äkki on Radikas välja lülitunud, et kui sa niimoodi surema hakkad siin. No, aga see töötab. Nii, alustame. Kõik korras, jah? Jaa. Okei. No nii, mis ta ütles siin alguses? Hip-hop kui liikumine, kultuur, mis on see sõnum, mida täna räppides antakse? Punkt. Ei, küsimärk. Või nagu tähendab, et siit selge edasi. Küsimärk. Aga see on juba nii suur teema, et siin peab juba arutlema hakkama. Ja. Ei ole ühist teemat. Ei ole vist, jah. Ma saan aru, mida hea kirjutaja, nagu ma saan analoogi tuua, nagu pungis, umbes olnud, et seal on niisugune see, kõige vastu või nagu sihuke. Fakte system või? Jah, ütleme sihuke. Mitte isegi fakte system, vaid veel kõigi vastu. Fakt nagu, et ja olnud nagu, kõige vastu, ühesõnaga vastandlikkus on pungis nagu, muidugi on seda õiepunki ka nagu selles suhtes, lillepunki. Sellest ma ei tea eriti midagi. Nii, aga räpp musa oma alguselt, selline suurem räpil ikkagi siuke suurem fakte system värk tuli ikkagi 80-ndate, 90, enne seda mingi, ma ei tea, nende räpi sisu tegelikult, mingi Curtis Blow ja mingid siuksed vennad. Ei, võtame kas või seal oli rohkem siukest diskovärki, vaata. Võtame kas või nagu What you hear is not a test, I'm rapping to the beat. Ja vot see, need on aga see tõsisem fuck you alles nagu kasvas räpist. See tuli välja. Nagu olude sunnil nagu, ega seal nagu ei olnud nendes, Ja kultuur ise on kogu aeg olnud ikkagi fakte süstem, seina peal joonistamine on juba teo poolest nagu fakte süstem tegu. Pole, mis sa teed sinna isegi. Aga vaata see, seal on see ühisteema, vaata, kuna see juba on illegaalne. Muusika tegemine veel ei ole illegaalne. Hetkel ei ole. Ja loodan, et nii jääb ka. Mitte ei ole, et nüüd inimesed ei tohi enam laulda, et edasi hakkab, AI hakkab
seda tegema. Teie kuulake, meie teeme. Et teie tehke tööd ja olge vaid, AI teeb kurat muusikat. Ja ma pean sellest nagu ka rääkima pärast, sest AI muusikast. Me alles rääkisime üks päev, sul on mingit uut... Mul on nüüd kurb lugu on. Pärast räägime kindlasti sellest. Ühesõnaga Eestis sükest ühtset teemat... Eesti kontekstis, jah? Pole. Ei ole. Aga see saakski olla on ju poliitika, mingi ühiskondlik mure, mingisugune, mis läheb nagu, mis peaks või kuidagi võiks minna nagu rap-muusikutele ühiselt korda. Ma ei kujuta ette, mis see olla võiks. Ma nagu kõigiga ikka ei saa, nagu selles suhtes minu arust selle rap-muusika, no okei, kindlasti mõned žanrid veel lihtsalt pole kursis, see võlu ongi see, et nagu sa kõigest saad teha. Aga vaata, et kui seal mingisugused ühed seisukohad hakkaks koonduma, ma ei tea, kui hea see oleks, et seal selline... Nagu ta mõtleb nagu ühisrinnet millegi või kellegi... No mina arvan, et mingisugune selline faktisüsteem alatoon. Võiks olla, on ju? Või mitte alati, iga lugu ei pea olema nagu keskmiselt püsti, on ju, kuskil, vaid ütleme, et nagu... Mõistlikkuse piirides. Mingisugune nagu, jah, kellel rohkem, kellel vähem, on ju, aga nagu... et kui sa juba üks hetk räpid ennast establishmendi osaks, siis on juba ebakõla, vaata. Aga vaata, siin ongi, et me mitu korda oleme tahtnud seda teemat natukene nagu pureda, aga see on niisugune siis oled Epsteini saare peal. Jah, sinna kui juba establishmenti räpid ennast välja. Jah, siis varsti vist oled sunnitud. See, jah. Küll nad teevad nii, et sa... Või sa tahadki tegelikult, see kõik on... kui head pakkumised on, siis ikka tahad ju, et ei tea, mida pakutakse. Aga see ei olnud sellele küsimusele vastus. See... et mitu saate olen tahtnud hakata rääkima vaatast poliitikast, mida seal keegi küsis kunagi mingis videos vaata, et miks Eestis ei ole nii vähe poliitilist räppi, kõik on mingi pask. Et see peaks olema nagu põhiteema tema arvates. Ja minu arvates võiks olla seda oluliselt rohkem. Aga vaata, siin on praegu siuksed ajad on sellised, et inimesed tõmblevad natukene ja nad on nagu üles köetud. Kas on põhjust või ei ole põhjust, ma seda ei räägi. Aga võib-olla just oleks vaja praegu, aga räpp on Eestis nagu ikkagi väga laiali, igad need spektrid, poliitilised spektrid on kaetud ja pigem nagu progresseeruvad spektrid. Räppis kaetud? Räpparid, nüüd ma räägin juba nagu räppa. Ma tahaks just öelda, et jumal katmata on igasugused sellised mida nad nagu ise on selles suhtes. Jah, seda kindlasti. Jah. Et kui palju seal nagu tuleks sükest mõlema suuna nii-öelda parema, vasaku, whatever, keske oleku sükest, Aga miks peab kohe sellele skaalale minema, et see, et ei pea sinna skaalalegi niimoodi võib-olla minema, et see skaala juba ise on konfliktne nagu vaata. On. Et see juba nagu, nad tahavad meile seda skaalat nagu, et me oleksime seal konfliktsed, aga me peaksime nagu kuradi tegema kickflip, backflip ja mööda sellest skaalast vaatama. Ei, mina läheks hea meelega läbi võpsiku. Kuidagi niimoodi läbi seal, sest et nad jälle tulevad oma skaalaga. Mingu putsi. Ma ei jõua teie skaala, et mul on oma skaala. Kuul on mussi. Ja. Aga vaata me vist... ma räägin, pungis on nagu lihtne, sellepärast, et seal on see nagu natuke nagu ette nähtud, vaata, et vähemalt meil siin maal on läbi aegade ikkagi niimoodi olnud. Ja seal sa kohe nagu saadki vabalt minnagi kohe sinna süüdistama otse, vaata,
keda iganes siis, noh. Aga ka räpp, vaata ta, meil ei ole siukseid juuri olnud, vaata, eriti. Et taarühm, need kuuldi, nad panid lihtsalt korra, karmilt ütlesid nagu, aga neil ei olnud siukest läbivat nagu Meil peaks raudselt olema rohkem ikka poliitilise sisuga räppi, sest et nagu meie iseseisvumise taastamine toimus läbi laulmise nagu onju, me räägime, see oli täiesti poliitiline nagu, et see võiks nagu. Need olid natsilood, mida ju siin praegu viimasel laulupeol mingid isamaalised laulud jäeti minust välja kõik. Natsilaulud, vaata. Ja võib-olla. Jah, aga. Ei, see selleks, mis laulud, aga ma mõtlen, et see sündmus ise, et me oleme täiesti poliitilisel teel selle nii-öelda vabaks laulmise teinud, et see peaks edasi kanduma ka räppmuusikasse, vaata. Peaks olema küll, keegi võiks vahepeal ikka nagu tehakse üks, ma ei tea, suurem lugu on see Rommi lugu, mis oli kallis peaminister, palun tee midagi või mis selle loo nimi oli. Ja. Kus oli seal oli küll narksist, vaimsest tervisest ja vaimse tervise abist ja nii edasi, mingi sellised asjad. Nagu see oli nagu konkreetselt nagu sellisest teemast, vaata. Väga selge message'iga. Tõsi. Raske oleks seal mingid muud teemad näha. No jah, see oli nagu ilmselgelt siukene lugu ja see nagu mõjus ka inimestel, et seal on nagu numbreid taga ja seal on nagu kommentaare ja kõike nagu seal toimub. Et seal on mõju, aina, sel lool. No see inimestele läheb korda, vaata need teemad. Ja see teine pool, sellele midagi siin juba rääkisime, kas hip-hop skeene peaks seisma mingi ühise asja eest, et luua muutust, olles hääletoruks sotsiaalsetele teemadele, näiteks mida hip-hop on alati kandnud. No seda me siin praegu jahurusimegi. Midagi me jahusime. Minust me täpselt sellest jahusimegi. Tahaks teada, kas skeenel on ühisosa, mis kõiki puudutaks ja millele saaks võib-olla loominguga rohkem tähelepanu tuua. Seda me jahusime ka minu arust. Integratsioon, noorte teemad, peaasjad, liikumine ja nii edasi. Ja lõpus isegi läksime spetsiifiliseks selle Rommi looga. Okay. Aga need peaasjad ja see, et see noorte vaimne tervis või inimeste vaimne tervis üleüldse, et võib-olla võiks olla rohkem ergutusräppi. Et kõik on need jõledad kogemusnõustajad asjad, et davai, visake oma võidud nii-öelda ja kaotused nagu letti, et noored saaksid sealt mingi iva kätte, kurat, ja siis saaks ennast aidata, vaata. Või see on mingisugune karguräpp, Ei, ma just mõtlesin, et jällegi kellelgi on niisugune niši saab võtta, motivatsiooniräppi teha. Maailma kontekstis neid on, aine. Eestis on tegemata. Eestis on tegemata ja jumala eest, kui need praegused 5-60 aastased kogemusnõustajad räppima hakkaksid. Ja. Naised köögi stiilis. No võtta ongi, et kui sa kurat oleneb ikka mentaliteedist ka, aga kui sa 50-sena hakkad räppima. Tal on siis, no tõesti. Siis saaks hakkama. Ei, kurat 50-sena keegi tahab räppima, kindlalt peab hakkama räppima. Ei, see on must be. Jah, et seal, kui kellelgi on selline mõte, siis kirjutagu meile, proovime aidata. Kirjutage meile ja mulle. Nende nimed, kes tahavad teid takistada. Me räägime nendega. Ja siis ta kirjutab ju enda nime ja enda nime. Suure tänulusega. Sest me oleme iseenda suurimaks takistuseks. Et ei tasu väga palju bensuraha varuda, kui minna taksoga süüdlast linna vahel otsima. Piisab vannituba. Seal samases ole peegel. Piisab vannituba sambaid pesta. Ja isegi kuhugi ei liikuma, ainult okulaatorid peavad leidma peegli. Ja. Nii, et mis see küsimus oligi?
okei. See jah, et võiks, et see motivatsiooni räpp on ju, et vaata nende vanemate inimestega on see probleem, et nad ei tea mitte sittagi, mis noorte elus toimub, vaata, või mis seal maailmas on nagu, noh, 6-7 nagu, mis kuradi 6-7, noh, on ju. Iga nädal on uus sõna, kurat, noh. Ei, nagu noortel peavad oma teemad olema, vaata, et ise olid noord, siis olid ka oma teemad ja need pole kuradi vanemate inimeste asjad ja kui neid hakkas väga huvitama, siis see oli nagu... Et noored peaks praegu rääkima siin meile nagu, mida me peaks rääkima? Absoluutselt. Tead, mis peaks tegema või? No. Mõtlesin, et peaks nagu valimissüsteemi hakkama muutma veits. Meil siin või nagu kohe praegu riigis või? Riigis, jah. Et kui sa oled nagu noor, saad valimisealiseks, on ja siis su, ütleme, koefitsient on 1,4. Ja siis aastatega hakkab langema. Sa oled nagu 1,5 inimest algus umbes. No, sul on kõige rohkem nahka mängus, sa tõenäoliselt elad siin kõige kauem. Jah. Sa maksad kõige kauem makse, sa kõige rohkem nagu kotib, kuna sa oled, me oleme kõik ju isekad, on ja paratamatult see on nagu inimestele mingil määral omane ja see ei pea olema nagu võib-olla nagu pärssiv asi, on ja, et see on niisugune edasiviiv jõud, aga ühesõnaga. Ja siis mingite aastate tagant hakkab see koef vähenema lihtsalt ja kuni üheni välja, ütleme, et noh, väga surma. Võib-olla see 1,4 on liiga palju, ma praegu panen puusalt, et 1,3 pealt. Teab, mis juhtuks kohe? Valimiskampaaniad läheksid noortele suunatud. Jah. Kurat, praegu elu hakkab minema nagu noorte, nende hääli hakatakse püüdma, need on väärtuslikumad. Nad nii praegu ei käi, on ja. Vanad inimesed on mingi rämp siis või? No nad said ka kunagi rohkem häält, aga nüüd neil on, sul paratamatult on nagu vähem nahka mängus ja sul ei ole rämps, need vahed ei ole nii suured, vaata, et sa ei tohi neid liiga suureks ajada, neid vahes. See võiks olla siis kuidagi nagu vastupidi ja siis sotsiaalne hüve nagu see koefitsient tõuseb jälle vanusega. Et kui sa oled noor, tõesti vaata ise, kui sa hakkama saad, umbes nii. See kõlab lõpuks nagu mingi social credit score'i värk, et kui seda süsteemi praegu edasi mõelda. Ei no me muutume ka jälle mingiks triipkoodiga mingiks pakiks. Koefi, ütleme, ongi praegu lihtsalt, on ja paneme praegu puusalt. Sellest võiks räppida, sellest teemast. Oota, mul on teooriat veel edasi läks. Väga kaunis. Ütleme, praegu on 1,4, kui saad valimisealiseks, siis hakkab langema mingi aja tagant. Ütleme nii. Kui lõpus on 1, on ja, kuni surmani. Ja lapse saamine annab koefitsienti juurde natuke. Saame natuke oma demograafilist püramiiti parandada. Praegused asjad ju ei ole ju toiminud ju. Praegu ei toimi. Peame kardinaalselt midagi muutma. Peame. Ja koefitsiendisüsteem ma pakun välja. See kusjuures ei ole see niimoodi praegu niimoodi toorelt lahmi. Keegi on raudselt ajaloos läbi proovinud ja mingi 1 miljon inimest sai surma kuskile. Tavaliselt nende teooriatega on see teema. Eesti jagu inimesi, vaata. No jah, tavaliselt on keegi tuleb mingi geniaalse uue mudeliga välja. No näiteks kommunism näiteks. No see on eriti, siuke kommertslevel asi. Et 1 miljon inimest ei saanud surma kordades rohkem vist. Vaata lugematul arvul. Neid ei loegi. Et see, ma näen nagu siin ka siukest. Kas sa näed potentsiaali? Ma näen isegi, sa rohkem oled siuke majanduse, ma olen rohkem siuke sotsiaalpoole ja mul nagu lõi siit kohe nagu see, et siuke koefitsentseerimine vaata, kui sa inimesel on mingisugune numbrid ja mingi võrdlus või mingi edetabel või mingid asjad, siis tal tekib nagu hasart oma skoori nagu ka parandada.
et kui no siis ta hakkab lapsi tegema. Või no ka seda võib-olla saab ka näiteks mingi ületundidega näiteks saab kuidagi seda mingi, et sa ei võta neid nagu kuidagi rahas välja, et paned sinna koefitsienti, vaata. Et sa, et noh, läbi selle saad, noh, ühesõnaga on ja. No jah, tavai. Et saad sa siis mingisuguseid garantiisid ja mingeid asju, et näiteks peale kaebamise eest võiks saada. Siis läheb 0,3 peale läheb, kui jääd peale kaebamisega vahele. Õigusrikkumise ka suure, sukse mingisuguse päris nagu rikkumisega võib see nagu uuesti kuhugi kukkuda. Okei. Nüüd me ikkagi panime ikkagi päris inimestele hinnalipikud ja asjad ikkagi külge. Et see lõpus läks ikkagi, jah. Läks ikkagi... Skoori hoidmiseks läks ära. Jah. Ja panite täna, ma ei öelnud hinnalipakad. Vaid hinnalipikud. Okei. No jah, ma ei tea. Me ausalt öeldes viimase 2 saatega sport korda tehtud. Ei ole ju, pidime jätkama. Pidime jätkama, jah? Elimineerime... Ütleme, visioon paika pandud. Visioon on paika pandud. Kõik on ju riigi heaks. See on ju riigi aitamise rubriik meil. Ja on jah. Rahva eest väljas. No rahva eest väljas on selle rubriigi nimi. Rahva eest väljas. Ja. Aga sul oli, ütlesid, sa tahad veel spordist midagi rääkida, et sul on jätkulugu, kuna äkki olümpiast midagi. Ma ei mäleta, oota, ma mõtlen korra, midagi oli, aga mul ei tule meelde, mis... Sul tule meelde, jah? Ei tule vist meelde, jah. Ma lihtsalt seda tahan lisada, et miks male suure tõenäosusega nagu spordialana nagu jääb sinna nagu legaalsele piiri sinna sektorisse, kuna nad on suutnud teha ka kiirmale. Et on nagu üritab panustada spordiala veel nagu ahvatlevamaks tegemisega. Mõistad? Aga mida näiteks, mida jalgpall nagu, kui ta, on ainult jalgpall on, vaata. Ja ka toimib. Eestis ka või? No selles suhtes nagu inimesi kotib jalgpall, ma mõtlen seda. Et ta on mõned ikkagi nagu they care about it. No päris ju need fännklubid on isegi ju. Ja no ma räägin, et särgid on üleval ja et on täitsa nagu hasart fänne meile. Jah. Ei tea, kas nad ka kaklevad või? Flora, keegi ütleb, Flora on pask. Vaat seal on vist... Ja siis läheb mingis madinaks nagu. Eestis vist ei kakle. Nad saavad ju vaata kohe mingid trahvid peale ja värki, et ei ole Eesti klubidel mingid kõvasi vene omanikke ka. Oligarke pole taga. Jah, et kes võib-olla mõned kaklused saaks kinni maksta, vaata, et meil piiri peal nende eurodega nii sellepärast jalgpalli pidimegi ära lõpetama ju. Eurot panema suusatamist. Et lähevad individuaalaladele. Just. Seda sellepärast ma küsingi, et mida jalgpall on, kiirjalgpall või? See ei ole mõte, et see, ei ole. Lähevad suusatama. Ja just. Absoluutselt. Võivad kahe võitlust. Mul oli lisada seda, mul tuli meelde, et kindlasti ongi kontaktsportidesse tuleb ka palju inimesi raha suunata ja kõike. Et tekitada globaalsel tasandil eestlastes selline fighterite kuvand, vaata. Et olla hirmutavad. Et need on sealt, kus tulevad need kickboxid. Väiksed aga hirmutavad. Jah. Et see... Mingi periood ju Pärnu kickboksijad käisid ka kuskil välismaal fightimas ja...
ja päris hästi läks. Ikka ja. Võib-olla isegi siiamaani käivad minu arust, päris hästi läheb mingeid asju, ma vaatan, mul Facebooki viskab. Tais ikka on nagu, käivad mainet tegemas. Ja selles suhtes, et mida rohkem neid selliseid võitlusportlasi meil on, seda paremini meie piir kaitstud. Ja, absoluutselt juba lihtsalt füüsiline vorm. Sest et minu oma makaroni algadega, ja ise saaks ka võib-olla rohkem Berliini lennujaamas kõnnid ringi laiata natuke, kuigi ise ei ole kõige kõvem maine pealt. Me oleme sellised kuradi ääreala vanad, nurga äärseid vaata. Okay, kas sai küsimus vastata või nüüd teeme paar seda nüüd jälle või? Horoskoopi või? Oota, teeme ta selle kirja lõpuni, siis teeme horoskoopi. Et me siin vahepeal läksime off-beat, aga okei. Nii, äkki me saaks luua koos muutusi, rohkem workshoppe, kultuuri tutvustamist, graph, street dance, DJ ja nii edasi, räppi MTÜ on vaja. Ja hakata tegelema, küsida toetust noorte musikaalseks suunamiseks. Näiteks ma ise õpin kogemusnõustajaks ja tahaks anda neile noortele, kes veel pole kinni läinud, aga on lähedal tälle tagasi. No, minu arust ta siin nagu ise vastab. Ta vastab ise. Et tal on nagu plaan, nägemus, ütleme nii. Võib-olla plaan tuleb koostada, aga hakkavad juba nagu kokku saama. No mingi räpi MTÜ, no vaata, siis on jälle oht, et tekib jälle mingi kuradi katuse organisatsioon. Mina olen sama meelt, et seal hakkab mingi Susser hakkab võim hakkab tsentraliseeruma ja hip-hop ja räppimine on tegelikult selle vastand. On jah. Ütleme räpp, aina, kui kunstilik räpp. Jah. Et seal võib juhtuda selline asi, et ta peab ikka... Et iga räppar peab ise oma MTÜ tegema ja lihtsalt kutsuma koostööle. Paratamatult nii-öelda rahva häält sa saad kõige rohkem siis, kui kellelgi ei ole mingisuguse seotusi. Jah, see on esimene asi, mida vaadatakse. Enesest väljas erinevalt midi kallutatud, mis iganes, aga see konsensus on kõige ausam nii, on. Konsensus on see, et konsensust pole. Jah, no diktatuuririigis on. No jah. Et ühesõnaga kallis kirjutaja siin ikkagi võiks võib-olla minu poolt ettepanek, et võiks kirjutaja ise kuskil välja õigata, et otsib noori projektidesse nagu räpi projektidesse ja teemaks on siis noored ise siis valivad, mis teemad on neil olulised. Jah, et neile tuleb nagu, võib-olla ma ei tea kuidas, aga näidata lihtsalt, et kui neile, et näidata ja kui neil huvi on, siis nad nagu ise huvituvad, on ja see on nagu ja räpi selline üks äge külg minu arust on ka see, et ta ei ole nagu akadeemiline asi. Ei ole, nagu ütleme mingi muu muusika, sa saad mingit elemente õppida, mida kasutada, aga ta ei saa niimoodi establishmendi osaks saada, vaata, et ta on vastu sellele nagu. Ta tegelikult teod on teised. Filosoofia on üks, aga reaalsus on tegelikult teine, et ta on ikkagi ära igatepidi solgitud ja vägistatud ja ära kasutatud ja nii edasi. Räpp. Jah. Jah, sa mõtled nagu mainstreami poolt. Kommerts. Absoluutselt, ma olen nõus. Aga see ei võta ära seda, et real shit on siiski. No vaata siin, et ta on juba sellepärast nii underground, ütleme nagu siuke omaette nähtus. Teda ju vaata, taheti päris nagu ära keelata, vaata. Kuna ta ju vägivalla lõhutab ja mis siin puha kõik siin 90 alguses, kus see kuradi jamps oli 80-90 sinna. Ja. Et akadeemiline maailm alles ju vaata, et kõige hiljemana tunnistas nagu üleüldse nagu selle siukseks arvestatavaks nagu reaalseks muusikaks, muusikastiiliks, kui sellist tunnustati ju tegelikult akadeemilises pooles suht hilja, aegu alles.
või millal ta hakkas üldse nagu kategooria hakkas seal võistlema nende mingite auhindade asjadega nagu kategooriatega. jah, no. või ma mäletan nagu täiesti valesti või? Ei, sa mõtled, et sellest nagu räägitakse a la kuskil koolides ja muuseumid stiilis asjad. Ja. Ma ei kujuta ka ette, millal see tuli, aga see, ma arvan, on ajas täiega kasvanud, sest et see nii populaarseks saanud. Nüüd on asjad paigas, aga kõigepealt oli ikkagi muusika tükk aega oli, vaata, tabu all, ma mõtlen USA teemat. Ja ma selles kontekstis me peame rääkima. Ja sellepärast ongi raske Eestis ühist sükest teemat luua, kuna me ei ole nagu USA-s, mis seal nagu päris orgaaniliselt. Nagu üle võtnud lihtsalt nagu nende teema. Äge sound, meeldib, kõva muss, äge flow, tahaks ka proovida. Ja ongi, et me oleme siis Kaerajaani, et millest sa kurat räägid, on ju, ühiselt. Aga vist saab nüüd teema kinni või? Ja läks see veel edasi või? Muraalid on ka üks osa, vaata, selle ajaloo jäädvustamisest, mitte nagu alati klassikalises mõttes muuseum, on ju. Siis mingitest tüüpidest on mingid Piigelli mingid muraalid on kuulsad, vaata, et see on sükene keskkonnas. Oota, mis see muraal on muidu? Muraal on siis seinajoonistus, ütleme Piigellist on tehtud mingi suur pilt seina peale. Aga üle seina muraal peaks tähendama, et on nagu over the wall. Nagu minu arusaamise kohaselt. Selge. Ma ei tea, midagi vist rääkisime pihta. Me rääkisime küll minu arust. Kas see lõppes või? Ei, ma vaatan, kus me jäime. Nii, ma tahaks neid vendi tuua läbi kirjutusräppimise ja töö tagasi. No tal on plaan olemas. Plaan on kõva. Mitte ainult, ma enam ütlesin, et plaani ei ole. On, visioon on ja plaan on. See on teraapiline shit. Jah, on. On. Võiksite seda teemat veidi närida? Jah, võiksime. Jaa, võiksime seda närida. Ja enne kanne ongi vist näritud või? Jah. Midagi me ikka ju vastasime. Mis kandma jääb, ma ei tea jah, et liiga palju tsentrit ei saa teha, vaata, et ta peab jääma selliseks vabalt loksuvaks asjaks. Kõigil on õigus sõna sekka öelda. Ametiühingud, me oleme küll naljatanud siin räpimeeste ametiühingu üle, aga pigem jääb see ikkagi nagu naljatasandil. Räpi ajakiri jätkuvalt on ikkagi tõsine teema. Kui on kultuur, siis peab ka kohane ajakirjandus olema. Peaks olema küll. Kvaliteet ajakirjandus. Nagu ma olen nõus tegemata asi. Siin ongi võib-olla meie see turu väiksus, vaata, kahjuks need jõhkrat õhina põhist on nagu vaja vist, ma ei kujuta ette, mis need ajakirjad tootmistasud on, nagu kui sa mõtled füüsilisel kujul, on ju. Mina tahaks füüsilisel kujul. Kallid on igal juhul. Ma arvan sama, et sinna võib jääda ja tegelikult see on üks osa, on ju, töömaterjali sinna sisse nagu panna. Aga tegelikult, et see oleks hea asi, vaata. Jah. Keeruline. Jah. No, et... Ma olen mõelnud mingit... et nagu töökoja sises on mingi asi, siis mõtled küll, et seda tekste sinna saada, et see pead kõvasti valetama. Ei, no ütleme, kas või teedki teistega intervjuusi sinna sisse, küsimuste välja, kõik on päris... See on raske töö. See on kõva töö. On. Aga see on nagu äge asi. Samas on ägev. Ehk siis räpi ajakiri. Juba 5 aastat räägime. Tehke ära. Tehke kurat ära ükskord, Mis te jamsite? Tehke ära. Kas teeme mingi väikse horoskoobi? Teeb väikse horoskoobi. Too sinuvul nüüd siis esimest korda saate ajal. Krüptik, aga praegu jääb vastamata. Kui ta oma tähtku ütleb, siis kohe saab teada, mis ta siin... Nii, see sai tehtud. Nii. Meil on nüüd järgmisena on nüüd Jäär vist. Ei, see sai tehtud ju, kurat. Jäär sai tehtud. Sõnmäe, jah?
nii. Sõnn läheb 20-aastasse entukaga ja kimab läbi aasta ja midagi kiirustades ei koge. Aasta teine pool on Sõnnil raske, sest läbi elu kihutades on ootamine igav. Põhjus ootamiseks on suur rahaõnn läbi rahaõnnetuse. Sõnn saab kullaga vastu Ella kohta ja Sõnn veedab kindlustusrahadega ratastoolis juulist novembrini. Mägra Jämesool näitab ka seda, et kõike seda ikkagi ei toimu. Ära Sõnni torgi, Sõnn läheb haisema, ütleb vanasõna ja Mägra Pimesool. Ja jätame selle ja liigume edasi. Sõnn saab suure hunniku sõnnikut 26. aastal. Mida ta siis müüb osade kaupa ja teenib endale jaanipäevaks palju liha. Nii. Ja tunnussõnad, millega tuleb tähelepanelik olla, on bensiin ja trussikud. Nii. Kaksikud. Ei oota, kes siis tuleb? Vähk tuleb siis. Nii, igal juhul vähid peaksid panema tähele rohkem sibulilled ja gaasid on tunnussõnad. Sibulilled? Jah, ja gaasid vähkidel. Vähk läheb üle 26. aastal rahvakalendrile ja muid kalendrit ta ei tunnista. Ühesõnaga korjusepäevaks on oodata vähil sündmusi. Karjalaskepäevaks tunneb vähk niuetes hormoone ja sügelast. Aga urbanipäevaks on vähk rahul, sest sügelus ei olnud suguhaigus. 7 magaja päeva paiku lõpeb tsükkel. Aga milline, seda Mägra Sool ei näita. Mihklipäev toob vähjale kohtumise Maikeliga. Jooksma hakkab 136. korda kitt. See vähkidele meeldib. Luutsipäevaks saab vähk teada, et uus aasta toob palju luutsimist ehk lutsimist. Mida vähk lutsib, Sool ei näita. Teen veel mõne vähe. No tee. Kaljukits on järgmisena siis valmistumas. Kus ta siin mul on nagu? Sul on see sool on andnud täitsa erinevas järjekorras, jah? No ta on, ma räägin, see ei ole mingisugune kuradi see. Seasool. See ikkagi nõuab ikkagi juhtimist, oskust. Nii, kaljukitsel. Kanaldamist. Jah, kanaldamist. Kaljukitsel on tunnused siis raha ja peer. Kaljukitsel on raha nii palju, et hakkab taga igatsema aega, kui tal seda ei olnud. Kõhuprobleemid saavad kevadel hoo sisse ja suve hakuks on kaljukitsi siseorganid vahetanud kohad. Selle tulemusel on kõrvetised põlvedes ja puhitus lavakäel. Sügisel on organid paika opereeritud ja raha otsas. No, või nimeta läheb operatsioonidele ja see maksab. Talvel tulevad uued rahad peale ja kaljukits valmistub uueks organrändeks. Tuleb põnev aasta kaljukitsidel. Organid liiguvad ringi. Nii, kaksikud. Kes see nüüd välja mõtles? Nii, kaksikud saavad külmakahjustuse ja koos märtsikellukatega saabuvad kui valgunoolena siis iidsed tulnukad. Ehk siis telekat vaatab kaksik palju ja temast saab iidsete tulnukate truu sektiliige. Kaksikud veedavad aasta esimeses pooles enamus ajast Suurel Munamäel, sest keegi kuskil tõlgendas nii, et tulnukad maandusid seal ja et Jeesus on Kalevipoeg.
Suvel väidab kaksik, et on ise tulnukas ja seisab rahvastikuregistri ukse taga ja palub enda eemaldada isikute nimekirjast. Sügiskülmad lajatavad kaksiku tagasi endasse ja puhas karma toob jõuluks õnne. Ja tunnussõnad siis on turism ja soolikad. Teeb veel mõnes või? No tee üks veel. Davai, teen ühe veel. Lõvi siis või? Lõvi. Nii. Tunnussõna on mootorid ja tehnika. Lõvile. Lõvi hakkab sellel aastal mootorite ja põllumajandustehnikaga tegelema. Ta hakkab voodis siis kompresseerima Belarusi mootorit ja salaja remondib kodus asju, mis remonti ei vaja. Remonti vajab hoopis Lõvi ise. Lõvi loob kodus rahuliku õhkkonna, kuna asjad ei tööta. Saab rahus ja romantikas olla. Nii. Suvel tuleb suur muutus, sest Lõvi hakkab huvitama elektrist. Ei möödu päevagi, kui Lõvi kilbi kallal ei askeldaks või muu elektri seotud asja kallal ei askeldaks. Suve lõpus tekib haigla statistikas anomaalia, kuna enamik emasse saabuvad on siis Lõvi tähtkujust. Põhjus kõrge pingevoolus, mis sügisakuks on vallutanud Lõvi südame. Jõulude ajal vaidlevad Lõvid jõuluvanadega ja selgitavad, et täidlane mees kogu maa lastekinkidega ei saa lennata. Sel juhul peaks nimi olema Anti-Gravity vana. Lõvi võidab vaba vaidluse ja Antivana lahkub ametist. Ehk siis Lõvi ajab jõuluvana töölt minema. Jõulud peaksid olema üldiselt rahulik, sellepärast, et Lõvi ei saa oma hobiga tegeleda, kuna on tihedad voolukatkestused. Ja siin nüüd tõmbame kriipsu praegu alla või? Davai. Lõvi see oli, jah? Lõvi oli, jah. Kuule, sa ennem ütlesid tehisintellekti muusikat, seal tahtsid midagi lisada? Üldiselt tegelikult on nüüd juhtunud see kõige hullem. Ehk toimusid üleeile minu elus tegelikult muusikamatused. Ja sõber naabrimees Möögits. Tema tegi AI-ga loo. Nii, täpsusta, tegi AI-ga loo. Ta tegi niisuguse ürkse. Aga kuidas ta tegi? See, et make me a song või? Ja söötis informatsiooni sisse. Kirjutas tekstina. Kujundas peas selge visiooni, söötis selle jutu info kõik sisse ja ise ta nagu siis tegi sõnad ja laulis peale, aga AI tegi need siis sinna nagu remontis paika. Okay. Ja minu kurvastuseks kõlas see väga hästi. Tegelt? Jah. Okei. No jah. Ta oli suuga tegi suure linna, ütleme nii, jah. Et selle käe ja kärbsesid ta võib nüüd nahku sealt saata. Et seda vana sõna enam ei eksisteeri, et käega, suuga teeb suure linna, käega mit sittegi. Okay, mis žanriline lugu see oli siis? Ta oli kooti metal rock. Selle folgi, selle folk metali nagu õnguga. Ja oli hea, jah, kahjuks. Ja siis ma ütlesin talle, ma ei taha kuulata. Ära lase, ma ei ole valmis selleks nagu juba varem tahtsid mul seda lasta. Ja kuidagi nagu ma olin ajevil ja kuidagi nagu ma olin nõu seda lasi ja... Ei ole hullu. Ei ole hullu. Aga lihtsalt ma nüüd hoian eemale sellest taist. Muusika osas nagu. Okei.
no jah, ärge saatke mulle AI-ga tehtud muusikat palun. Kui palju siis sinu jaoks või noh, kus samas see oli hämmastas ka mind või nagu ta nagu imetlema pani või et šokeeris natukene, et kui hea see oli. No. What the fuck, reisk. Aga kus maalt sul see piir on, et ei tohi ühtegi elementi olla tehisintellekti abi kasutatud või kuidas sul see moraalne kompass juba praegu, mul on null tolerants on jah. Siis sa oled raudselt üle saanud juba elektroonilises musas kindlalt keegi on midagi kasutanud. Seal on kõige lihtsam seda kasutada. Ma nagu ei mõtlen nagu et sa oled enda teadmata nagu olen enda teadmata tarbinud kindlasti paljusid asju. Aga ma see, siis ma läheksin hulluks nagu selles suhtes, kui ma mõtlesingi pigem nagu, et ma ise ei kasuta, kui ma muusikat teen. Ahah, ise loomise kohal. Ja. No, ma jätan muidugi vabaduse seda muuta, aga ma pean saama kõigepealt kujundama seisukoha, et ma hiljem ei hakkaks kahetsema. Kui ma olen teinud mingid lood, mingi blä, mis iganes ja lugu ja ise nagu ajab karvad turri. Kuidas sa sellesse suhtud, et tänapäeva tehisintellektil põhinevad need masinad, mis sa paned loo sisse, siis ta nagu teeb sulle kõik, panev jupid teeb laiali, nagu siin on kick-trum, siin on hi-hat, siin on klaver ja siin on saksofon ja siin on bass. Sellesse ma suhtun ja siis sa võtad sealt ühe asja ja suhtun positiivselt. Ja see on sampeldamine põhimõtteliselt, lihtsalt vähe more sophisticated. Ta on nagu andnud väga, väga viljaka pinnase kasvatada mida iganes. Ma räägin, et ma arvan, et sellega on see, et veits arvan, et võid võidelda, aga lõpuks sa ei võitle ära selle vastu vaata ja siis hakkabki maitse lugema. Teist on see, mis nagu mängib rolli. See on nagu lõppkokkuvõttes, kui ma kuuleksin AI-ga nagu lihtsalt taevaliku tiibi lugu näiteks või räpi lugu nagu ja 100% AI tehisintellekti siis ütleme niimoodi. Et siis ja kui ta teeb paremini kui inimene, ma hästi ei kujuta nagu ette, milline see lugu siis juba, mida ta sisaldab. Aga kas see siis niimoodi, et üks tehisintellekt ütles teisele selle prompti või nagu inimene kirjutas selle prompti talle? Et sul oleks eriti lahe, kui ta siis juba ise nagu ei ta heast peast nagu 29. jaanuar 2031 ta tuli selle mõtte peale teeks tiibi lugu nagu inimsisendit ei olnud. Ja see oleks ta esimene nagu iseseisve positiivne samm ja siis ta jääkski selle peale nagu ja kõik üks räpi ja deep house'iga seotud. Mõistad? Jah. Et igasugused muud. Ja selle mõtlemisega saab lolliks minna nagu, seal lähebki lolliks sellega. Praegu juba. Ma arvan, et kui on mingi hea tööriist, mis sinu nii-öelda töö workflow'sse, mis see töörütmi sobib, siis peab kindlasti kasutama. Kõik see... Ma räägin, kääksu seda masinat oleks vaja boom bap beatidele. Ekstra sükest karpi. Sul on nagu üks VST, sa avad selle VST ja see jääb juba, ütleme, see kujundus on tal juba selline, et sa tead, mis sa sealt saad. Kääksu. Ja siis sa teed suuga ette ja tema siis teeb nagu kõik vajalikku. Ja ta ei võta nagu, ütleme, kuskilt samplite laost seda, vaid ta nagu genereerib sinu hääle järgi siis selle, et need hääle järgi asju on ju, aga ta essentsi jätaks kõige ikka. Räägin, see oleks kõva plugin ju. Ja teine plugin võiks olla selline, see on jumala hea, ma kindlasti tahaks seda. Et võiks olla selline, et vaata nagu nii ju see Facebook ja kõik see sotsiaalmajandus, see
nad ju koguvad vaata ju andmeid ja siis nad juba ennustavad ette, mida sa nagu tahad, on ju, või mis sulle meeldib, on ju. Et võiks olla ju ka niimoodi, et õpib millist stiili elemente sulle meeldiks samplina saada ja siis ta sul otsib need juba ette, nagu ta teab juba. Ja siis oi, kui palju seal oleks, siis näm. Aga siis oleks võib-olla liiga palju ja ei saaks, liiga palju pole ka hea. Ei ole, see ei ole ka hea, jah. Aga inimesel vist tegelikult moraalselt ta nagu või nagu koolis õpitud või kasvatus on selline õpetatud, et ega liiga palju ka ei ole hea. Aga tegelikult, kui see võimalus on, Millist seda mootorit ta kasutas, sa tead või? Ei tea. Vaata, ma tahtsin... Võiks proovida pärast teha nagu räpiloo, et kas sa... See on see, et pärast eetrit saate koos... Ja ma prooviks sulle teha, ma mõtlen, et kas sa... Nagu räpilugu või? No ja ütleme talle mingid räpimärksõnu, mis võiks sulle meeldida. Proovime nagu sinu maitset sihtida. Ma just mõtlen seda. Davai, aga andke tuld. Ma räägin, ja, mul on matused on mul nagu tehtud juba musal, ma räägin. Sest sul on väga või nagu siuke niši maitse, vaata. Mul on suht kitsas sektor on jah, et jah. Jah. Peaks tegema su pealt testi. Ma ei tea, mis talle selle kirjutama peaks hästi palju. Kui palju ta kirjutas seda teksti sinna otsa mahuliselt, oskad öelda? Ei tea, ma olin käega kasvõi ma leinasin. Ma olin leina seisundis, ma ei tegelenud nagu tema poolse suurepärase nagu see töövri nagu tagamaid, vaid ma leinasin muusikat. Päris muusikat leinasin. Aga nüüd ma räägin, nüüd on juba see nagu süütus võetud, nüüd võin litsiks hakata nagu põhimõtteliselt nagu. Süütus läinud, nüüd põhimõtteliselt litsiks hakata. Ja vahepeal niimoodi sala ja kepitakse läbi sind ka. Tõmmatakse läbi kergelt niimoodi. Aga keda ei tõmmata? Aga keda ei tõmmata, jah. Võib-olla pole kuradi... Ma tean, keda ei tõmmata. Ma tean need tüüpe, kes kuradi vinüüle ostavad ja neid kuulavad. Muidugi, jah, sa võid öelda, et vinüüli peal keegi on pannud ju vinüüli peale selle tehtud muusika. Aga enamalt need, kes ikka vinüüle ostavad, nad on friigid. Nad ei lase igat asja oma filtrist läbi, et enamalt on seal ikkagi korralik filter vahel. No loodame, et see ka ei ole aiga pette filter ja vaikselt tagant ukse kaudu laseb sinna ikkagi sisse kaupa. Ei tea, tänapäeval ongi see tore, et vanasti olid kogu aeg nagu mingi oma uskumuste nagu ori või kuidagi või et nagu ei suutnud nagu tõestada mingit oma mingisugust põhimõtet või mingit asja. Siis nüüd on nagu mitte midagi enam uskuda ei saa, seega väga tore on nagu. Ja, lased kõigest, kuna nagu nii sa ei tea, mis infot sa saad või mis sa saad, siis ei olegi mõtet nagu selle peale üldse nagu sellega tegeleda. Ja mida rohkem mingeid asju nagu näed ja värki, siis seda vähem ma usun enda seisukohti nagu. Ja pead nagu kahtlema endas ja see ajab vist hulluks lõpus, sest et nagu usk on ju läbi ajaloo inimesi päästnud hulluks minemast, ma arvan. Ja on hulluks sajanud ka. On hulluks sajanud ka nagu seda usku millessegi, et see võib olla ju erineval kujul, mitte nagu ainult klassikalises mõistes. Ei, see on muidugi. Ja. Mis rida ma ajasime siin üldse praegu? Äkki teed mõned horoskoobid või? Äkki teed lõppu siia mõned horoskoobid ja jätame ülejäänud siis näiteks järgmisse. Mis ülejäänud? No mis sul üle jäävad? Kui sul sa tee kõik ära siis. Aga meil polegi nagu eriti ju... Sa oled poole peal minu arust. Olen või? Kes need olid? Lõvid olid viimased või? Olid jah, lõvid olid viimased. Jah. Nii, aga meil on veel 1, 2, 3, 4, jah, 6 on veel. No tee ära. Ei, ma ei taha, ei pea kõike tegema ju. Aga tee midagi. Aga teen 3 või? Davai. Nii, kaalud on meil järgmisena. Nii, kus te siin alati need kuradi kaalud neil siis meil, kaalud. Ja kaalude tunnussõnad on siis suhted ja lambda andur. Nii.
kaalud siis kuuleb esmakordselt, et suhted on suhtes olulised. Talve lõpus tuleb üllatus, et ka suhtlemine on oluline. Kaalude suhted on kokku ja lahku stiilis kuni kevadeni, mil selgub, et kaalud on alakaalus. Selles suhtes on kaalud väga pettunud ja kaalub kaalu tõsta kaalumise läbi, kaalutletud kaalutluste kaalumise tulemusena. Suvel on kaalud suhetes kahe vahel. Ta ei taha teiste vahel olla ja kaalub sellest kaalumajast ennast välja kaaluda. Sügisel tuleb suur muutus. Mis asju? Sügis tuleb selle muutusena. Kaalud suhtuvad muutusesse kurvalt ja kaalub katkestada suhted ilmataadiga. Talvel on kaalud elus vastukaalu periood ja kaalud tegelevad kaalude elus siis vastaskaalu periood ja kaalud tegutsevad ja ei kaalu sittagi. Aasta lõpp toob rahu digitaalkaalu saabumisega perekonda. Nii. Vähem vaidlusi, ma saan aru. Ja nii, kaladel on siis troogid, kärakas ja muna. Nad on 3 tükki saanud. No teinekord näitab niimoodi. Aga troogid, kärakas, same. Need on üks ja sama. Kalad hakkab siis 26. aastal meeldima pidutsemine. Ja kui teised alustavad lahjast kangemaga, siis tema teeb vastupidi, alustab kangest lahjema poole. Ja aasta esimene pool lähebki kiiresti, sest et tsükkel kestab nii kaua. Aga suvel tõuseb teadupärast aktsiis ja see viib kalad kuivale. Ja sügisel hakkavad kalad munema, et munalikööri teha. Ja seda tehas on kala nagu ees, aga muna ju ei tule. Tulevad hoopis hemoroidid suurest pingutusest. Talve saavad siis kalad lõpuks kaineks, et jääda ootama siis uue aasta horoskoopi. Nii. Tee mis hamburi ka veel ära siis või? No tee. Hamburil on siis tervis ja kruus on siis materjal. Tervisaasta tuleb hamburil ja sisaldab siis seda, et ta hakkab rohkem kõigile tervist ütlema. Hambur siis usub pimesi sellel aastal farmaatsia vandenõusid ja samuti ka alternatiivi vandenõusid. Ja suvel, tänu sellele on suveks siis hamburi tervis nii hea, et suudab isegi iseseisvalt liikuda. Ja iseravimine on hamburile lisanud siis aasta lõpuks kortse circa 12 meetri jagu. Sügisel usub hambur, et mida kõrgem palavik õhtul on, seda rohkem toob siis haigealdjas hommikul raha padja alla. Ja saab 40 kätte, aga kiirabi tuleb. Nii. Ja talvel siis otsustab minna hambur üle kruusaravile, sellest juba järgmisel aastal. Okei, sul jäi midagi alles, jah? Mul jäi alles 3. Okei. Või tulistan ära või? Tee kuule kõik ära ikka. Tee muidugi kõik ära. Skorpion siis. Yeah. Nii. Temal on siis ka 3, on ilm, raudbetoon ja torbik. Ja Skorpion avastab siis sellel aastal enese jaoks ilma ja ka ilma ennustamise. Ja esimesed ennustused ilma kohta on ilma andmeteta. Skorpion on rahul, sest nõudata, iskadata. Skorpion proovib suvel põuajal vihma välja kutsuda läbi rituaali, aga välja kutsutakse hoopis politsei. Politsei tulekuga saabub ka vihm. Nii. Sügisel ennustab Skorpion ilma mitte rändlindude järgi, vaid taevas lendavate lennukite järgi. Ja läheb täppi, ennustus läheb täppi. Lennukite pealt ennustatud ennustus, ilma ennustus läheb täppi. No.
ja talvel saab siis Scorpion lõpuks paar ämbrit ka raudbetooni, ilma milleta ei oleks tal paar ämbrit raudbetooni. Nii. Ja nüüd tuleb siis Sõnnmäe. Sa oled mind peenelt viimaseks jätnud või see on Mägra Sool ametlike andmete järgi või mis sa ütlesid? Mägra Sool jättis. Nii. Oota ka. Sõnn sai ju tehtud. Ja sul viimased 2 ei olnud või? Ja, aga Sõnni ma juba kogemata tegin siia vahele valesti juba. Midagi jätsid vahele siis või? See on see, et ära Sõnni torgi, Sõnn läheb haisema. No. Ütleb vanasõna. Jah. Okay. Nüüd tulebki siis viimane, Neitsi siis. Jah. Minu jaoks kõige põnevam. Lõpuks mulle ka midagi. Ja 2 tunnussõna on siis summuti ja niidirull. On need, millele sa pead nagu eriti tähelepanu pöörama. Väga müstiline. See võib ka positiivne olla, need kõik võivad ka positiivsed olla. Ma summutit näen väga positiivse asjana maailmas. Ja Neitsi siis... Enesetapu tegemiseks. No mis iganes, noh. Ja on veel tunnus nii-öelda lähtesõnadeks on ka veel reisimine ja taristu. Okei. Et siis Neitsi reisib olude sunnil naaber külla või rajooni ja jääb sinna 67 päevaks telkima. Nii. Telkimine tõstab Neitsil dopamiini põhja ja ta otsustab, et ta on nii kõva telkija, et läheb elama lageda taeva alla ja magab lageda taeva alla. Aga samas võib ka see Mägra Sool võib ka näitas ka seda, et reis võib olla ka sisemine. Aga see on siis võib olla ka 3 kuud võib see telkimine olla sisemine telkimine nii-öelda. Nii. Samas võib see, kui reis on sisemine, võib see tähendada ka reis kuristikku või maailma lõppu. Võib juhtuda neid asjad. Nii. Ja... See asi läheb väga ulmeks ära praegu, ma ütlen sulle. Ja läheb. Nii. Kevadel siis otsustab Neitsi minna reisima siis sise-Eestit avastama. Ja Neitsi sõidab seal jänest. Ja suve teises pooles võtab Neits ette reisile sinuga ja läheb reisile koos selle vaheseinaga, mis seest ära liigub, kui lõpuks näeb oma partnerit. Ja nii. Sügisel reisib Neitsi siis talve ja jõuludeks saab Neitsi kingiks reisi. Korralik reisimine. Yeah. Kas veel midagi? Kõik. Okei. Mul läheb korralikuks reisimiseks. Sul läheb reisimiseks ja telkimiseks. Ja telkimine ka, aga see telk vist unustati kiirelt ära ja... Mis telk? Läks ta lageda taeva alla, läks asi kiiresti. No sul kuna nii hästi läheb ja lihtsalt... No peab ikka ilma ka lubama, ja? Või sellega oli... Ilmast on pohhu. Okei. Ilmastiku kindel on sellel hetkel nagu nii hea on olla, sul läheb nii hästi läheb Neitsitel tähendab. No. Kõlab nagu kõva ekstasi pauk. Seda ei näita sool, aga ühesõnaga, et on nagu halb, ütleme, või noh, tava. Ja siis järsku läheb nagu 67 päevaks läheb jõhkralt heaks. Et lihtsalt toas olek või siseruumides olek või nagu kuidagi ennast ära katta tundub nagu nii lahja ja nii lastekas, et seda küll ei tee nagu Neitsi. Jah. No olgu. Kas sa seda tehnoloogiat saad ka avada või on see nagu mingi... No kus ma seda avan, kui ma iidsetest dokumentidest ja vaimsete korudega... Ei, ma mõtlen seda,
vabandust. Mägra, Jämesool. Mõnitamise eest. Mägra, mitte põhi. Jämesool, ma ju ütlesin just. jah, Mägra Jämesool, et kuidas sa seda nagu, kas sa paned mingi asja pingule tõmbad või kuidas see sul käib, et kas sa... Ja, sa saad avada seda või? No ma saan natukene saan. Ega kuna ta on ikkagi siuke vürtsikas, särtsakas organ nagu selles suhtes, siis kõigepealt, kui sa tahad nagu head ennustust saada, pead sa kõigepealt ikkagi vähemalt mingi 15-20 meetri kauguselt jõllitama teda kõigepealt nagu seda Jämesoolt. Et üleüldse sa saaks, kuna ta on nii, ta alguses pimestab ta ära põhimõtteliselt. Aga peensoolega ei ole midagi peale hakata. See on suvaline prügi, sellega ei saa näe sa midagi nagu. Olgu. No peensoolega näed sa heal juhul Jämesoolt, kuna tasub seal kõrval vaata. Ja siis liigud lähemale nagu selles suhtes. Ja hakkad nägema seal igasugused nagu mustrid. Ehk siis ja need mustrid tavaliselt joonduvadki nagu tähtkujude järgi, nagu taevaski on. Tähed. Et seal Jämesoolel on sellised nagu selline mustrid. Siis liigud sinna vastava Zodiaagi märgi piirkonda. Ja siis lihtsalt peadki lihtsalt sõrme otsaga siis vajutama. Kui sügavale, seda ma ei saa rääkida, see on saladus. Okay. Iga ennustaja on see firma saladus. Olgu. Ja siis... Secret ingredient. Ja kuna vaata sõrme otsad on meil kompamiseks igapäevases töös, siis seal vaikselt tulebki see meisterklass tuleb ka välja, eks ole, et kui palju sa oled ikkagi nagu ennustanud. Ja niisugused üks-ühele kooli saaks sult või? Ühe sõrme... Ei no tulen sinu juurde, tahaks õpetad välja mind. Kuidas seda teha? No see kõigepealt on kuradi... Juba näen negatiivi. 5 nädalat rasket füüsilist trenni, et sa suudaksid keha ja üldse nagu valmis panna siukseks katsumuseks ja transiks, siukseks nagu transiks, jah. Jah, olgu, eeltingimused on päris jõhkrad. On, aga jõle täpselt näeb. Väga täpselt näeb. Aga võib juhtuda, et võis olla ka niimoodi, et see aasta oleks pidanud hoopiski neeru vaatama. Et iga aasta liigub see, mille pealt tuleb vaadata. Ehk siis ükski asi ei pruugi tegelikult ka täide minna. Et see ongi kas 100 või 0 nagu. No. ja. Aga selles suhtes on päris okei. Muud, ütleme, need mainstream horoskoobid on siiski nagu, nagu ikka, pool tõded, pool vaded. Ja. Siis kõmbavad sind konksu otsa ja siis tuleb pool vale otsa. Ja. Aga sul on väga hea, nagu 0 või 100, see on hea. Tegelikult see on okei. See on jumala okei. Ja ongi, kui on nulliring, et kui on esimene asi kohe on nagu vastu, siis tead, et ülejäänud on nulliring. Ülejäänud, et võid nagu järgmist aastat ootama hakata. Aga kui esimene asi läheb, siis tead, et nagu yes. See on väga hea detail selle horoskoobi. See on väga oluline. Ja sellepärast ta on ikkagi hoopis teises klassis, kui see kuradi näkane seas ja mingi asi. Olgu, mina arvan, et me peaksime selle horoskoobi pealt nüüd lõpetama. Aitäh sulle. See oli... Nüüd ta hakkab täide minema, vaata. Või ta läheb juba tähendab täide. Või siis üldse ei lähe. Jah. Aitäh. Aitäh ja eks 1. jaanuari lapsed saavad ju kirjutada, kas läks neil täide või ei läinud. Ja kallis kirjutaja, kes meile kirjutas, et nagu millal tuleb või kus on, siis nüüd teada, et lihtsalt ei olnud Mäkra leida. Jah, et mina olen süüdi. Mägrad raisk süüdi. Ja on Mäkra leida lõpuks käes ja. Ja nii ta on, noh. Horoskoope täitma. Ei. Võtke vabalt, las horoskoop läheb täide. Jah. Peace.